Aastaõppija 2018, rahvalemmik Ingrid Saare. Paides Sookure lasteaias tegutseb õpetaja, kes on hinnatud nii kolleegide kui ka laste poolt. Ingrid valiti ülemöödunud aastal ka Sookure lasteaia aastaõpetajaks. Seda hetkel, kui ta oli alustanud täiskasvanud õppija rasket, kuid vägagi tänuväärset teed. Rakvere pedagoogikakooli ma lõpetasin 1994. aastal. Sellest ajast peale ma olen siis käinud tööl lasteaiaõpetajana ja leidsin, et nüüd oleks aeg ennast siis täiendada. Ma leidsin, et 20 aastaga on hariduses hästi palju muutunud ja oleks vaja ennast kurssi viia nende suundadega, mis hariduses praegu kehtivad või levivad. See on mingi sisemine ajend, mis siis ühel hetkel ütleb, et nüüd on aeg. Ja siis 3 aastat tagasi ma tundsin kevadel, et vot nüüd lähen. Nüüd ma lähengi sinna Tallinna Ülikooli, õppisin, valmistasin ette, tegin sisseastumiskatsed päris edukalt ja nii ta tuli. Aga kuidas me teeme? No Frank, pane ka liiva. Täiskasvanutel on tihti hirmud õpingute jätkamise ees, kuid neil pole pea kunagi alust. Nii ka Ingridil. Ma arvan, et need, kes on olnud aastakümneid pedagoogid ja ei ole seda diplomit või tunnistust, kõrghariduse diplomit, siis tasuks proovida, sest et me küll käime koolitustel ja saame teada, mis uut maailmas toimub, aga ülikoolis käies muutub natukene mõtteviis. Muutud natukene kriitilisemaks kõige suhtes, mis ümberringi toimub ja õpid natuke rohkem mõtlema oma peaga. Et minul on olnud ääretult toetavad kolleegid. Et kui mul on ikka raskeks läinud, siis ma olen käinud ja rääkinud, paljudel on samad kogemused selja taga ja nad saavad sust aru, nad oskavad soovitada mingeid häid mõtteid. Nüüd, kui õppimisega on taas algust tehtud, ei taha hoog enam raugeda. Ma arvan küll, et ma lähen magistriõppesse edasi, aga ma ei tea millal.